Hindamiskriteeriumid on kutseeksami kompass, mis näitab teed nii hindajale kui taotlejale. Need aitavad luua selge arusaama, mida ja kuidas hinnatakse. Vaatame, kuidas kirjeldada häid hindamiskriteeriume. Kui kirjeldad hindamiskriteeriume, tagad sa 3 olulist asja. Esiteks muutub hindamine objektiivseks ja õiglaseks. Teiseks saab taotleja selge pildi, mida temalt oodatakse. Kolmandaks tekib kõigil ühine arusaam hindamise eesmärkidest. Selgus ja konkreetsus on hindamiskriteeriumide alustala. Iga kriteerium peab olema nii selge, et kutsetaotleja mõistab täpselt, mida temalt oodatakse. Näiteks liiga üldine, hea töö tegemine tuleks asendada konkreetse kriteeriumiga, protseduuri teostamine vastavalt ohutusnõuetele ja etteantud juhistele. Objektiivsus ja mõõdetavus tagavad, et erinevad hindajad jõuavad samade järeldusteni. Vältida tuleb ebamääraseid sõnastusi, nagu hästi või piisavalt. Selle asemel kasutage konkreetseid mõõdetavaid näitajaid, näiteks vähemalt 3 korrektset näidet või kõigi 5 etapi järgimine õiges järjekorras. Tulemuste selgus on hindamise võtmeküsimus. Kriteeriumid peavad näitama, milline on oodatav tulemus. See aitab nii hindajal kui taotlejal mõista, millal on eesmärk saavutatud. Näiteks analüüsib andmeid ja esitab vähemalt 3 põhjendatud järeldust koos parandusettepanekutega. Kriteeriumid peavad olema kooskõlas valitud hindamismeetoditega. Kui hindame praktilisi oskusi, peame keskenduma tegevustele ja tulemustele. Teoreetiliste teadmiste puhul hindame arusaamist ja selgitamisoskust. Iga meetod vajab just sellele sobivaid kriteeriume. Tagasiside kogumine on hindamiskriteeriumide arendamise lahutamatu osa. Küsi nii taotlejatelt kui kaashindajatelt, kas kriteeriumid on arusaadavad ja asjakohased. Tagasiside põhjal saate kriteeriume täiustada, et need täidaksid oma eesmärki veelgi paremini. Vaatame nüüd näiteid, kuidas kirjeldada hindamiskriteeriume erinevates valdkondades. Alustame teoreetiliste teadmistega. Kui taotleja peab selgitama valdkonna põhikontseptsioone, siis määratle täpselt. Näiteks kirjeldab vähemalt 3 peamist teooriat koos praktiliste näidetega. Praktiliste oskuste hindamisel ole eriti täpne kriteeriumide sõnastamisel. Pead jälgima, et taotleja teostab protseduuri iseseisvalt ja täpselt. Näiteks kui hindad kokka, siis määratle, järgib kõiki toiduhügieeni nõudeid või valmistab roa vastavalt retseptile ette nähtud ajaga. Probleemide lahendamise hindamisel pead sa määrama selged ootused. Näiteks esitab probleemile vähemalt 2 erinevat lahendust ja põhjendab iga lahenduse eeliseid ja puudusi konkreetsete näidetega. Koostöö ja suhtlemise hindamisel jälgi käitumise konkreetseid aspekte. Näiteks osaleb aktiivselt grupiaruteludes, esitades vähemalt 3 asjakohast ettepanekut ja reageerib konstruktiivselt teiste ideedele. Enesehindamise ja reflektsiooni puhul otsi tõendeid analüüsioskusest. Näiteks koostab põhjaliku eneseanalüüsi, tuues välja vähemalt 3 tugevust ja 3 arengukohta ning seab konkreetsed eesmärgid edasiseks arenguks. Hindamisprotsessis on sul valida mitmete hindamismeetodite vahel. Õigete hindamismeetodite valik tagab hindamise objektiivsuse ja usaldusväärsuse, toetades kogu kutsesüsteemi kvaliteeti.